ma ei teagi, mis täna. Mina tean, mis täna. Klatime mõned vanad võlad ja teeme siis ühe arvamismängu. Meile ei meeldi võlad, mistõttu me klatime nad alati võimalikult varakult ära ja täna ka siin. Lauri lihtsalt ütleb mulle üks hetk stopp ja ma valin eelmise nädala jalgpalli kolmapäeva videost siis kommentaaride seast võitja, kes siis saab endale viimase kasti koolat meie poolt. Kas sa võid seda äkki teha sinna kaamerasse niimoodi scrollida, et siis on näha, et on nagu kõik on aus. Mina vaatan hoopis siia kaamerasse, mina ütlen nüüd stopp. Niiviisi. Kes see võitis? Tori Sikla, ma arvan, et Brasiilia võidab. Hea pakkumine, palju õnne Toris, sina oled võitnud siis kasti Coca-Colat. Aga ärge laske ennast mitte kuidagi moodi morjendada, et meie rohkem siis neid jalgpalli kolmapäeva ei tee. Teie saate ikkagi jalgpalli edasi vaadata ja elada kõikidele oma lemmikvõistkondadele kaasa. Sest et jalgpalli MM ju juba käib ja esimesed põnevuskohtumised on peetud ja esimesed üllatustulemused on sündinud. Aga Martti, kas sa tahad teada, mis mängu ma sulle täna? Jaa, muidugi ma tahaks teada, loomulikult. Ja mängu nimi on siis arva ära, kes on pildil. Back to Classic. Näitan sulle tuntud inimeste lapsepõlve pilte. Kahjuks ma ei leidnud Eesti omasid kusagilt internetist üles, need on välja peaks minema küsima järgmine kord. Oleks pidanud minema küsima ja las ta siis olla. See on meil järgmiseks hooajaks ka midagi, me ei saa kõik kohe praegust ära teha. Mis sa arvad, kes võiks olla see härrasmees? See on ikka päris vana mees peab olema, on ju. Ta on siin pildil 3-aastane. Ma ei tea, miks mul esimese asjana tuli millegipärast Harrison Ford mõttest, aga nagu ei kujutaks üldse. Ei ole, ta on vanem. Ta on veel vanem. Ma annan sulle vihje, ta on veel vanem. Ta on üks minu lemmikuid näitlejaid. Johnny Depp. Ei ole vanem kui Harrison Ford. Ja Johnny Depp ei ole üks mu lemmikuid näitlejaid. Kusjuures ma ei kujutagi ette, kes võiks olla Lauri lemmiknäitleja. Võt see on hea pealkiri, video pealkiri. Clickbait. Ta on üks vanakooli näitleja ja teda peetakse täna üheks andekamaks elavaks näitlejaks. Tal on ka 1 Oscar ja 3 nominatsiooni. Kas ta siiamaani on aktiivne? Ta siiamaani on aktiivne näitleja. No mitte nüüd superaktiivne, aga siis Walesi päritolu. Kõik on jumala pekkis, mul ei tule. Nüüd ma vannun alla täiesti. Kas mulle vastuse varianti tahandab? Sean Connery, nii. Anthony Hopkins või Harrison Ford? Harrison Ford. Ei ole, see on Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Nägid, kus smoothly ja... Kui sa ütlen sulle, kui sa ütled mulle Anthony Hopkins, ma ei pea mingit nägugi kokku ja nüüd kui ma vaatan seda pilti, ma nagu ei mäleta selle inimese nime. Westworldis ei ole vaadanud. Ei, nüüd kui ma näen seda inimest, siis ma tean ju loomulikult, see on ju see Hannibalis mängib ja kõikides muudes asjades. Hannibal Lecter, voonakiste vaikimine. Just, ja loomulikult tema see uus seriaal on ka sellest. Westworld. Just. Et see soovita vaadata Westworldi sarja. See natuke näeb välja nagu tütarlaps. No, kergelt naiselikud näojooned tal on, aga ma võin sulle lohutuseks öelda, ei ole tütarlaps, on noor mees. Kusjuures ta natuke meenutab mulle hoopis ühte lauljat. Aga ongi laulja. On laulja või? Laulja, tantsija, laulukirjutaja, koreograaf, produtsent, you name it, super multitalent. Super multitalent. Absoluutselt. Mul tuleb praegu see, kes on see mingi... Bruno Mars. Absoluutselt, ta ongi Bruno Marsiga, jaa. Bruno Mars siis kodaniku nimega Peter Jean Hernandez, Naval sündinud laulja, laulukirjutaja, multiinstrumentalist, muusikaprodutsent ja tantsija. Ta kolis 2003. aastal LA-sse ja hakkas seal ajama muusikaäri. Tema tuntumad hitid on Nothing on You, B.O.B. ja Billionaire. Minu meelest lemmiku lugu on mul ta ikkagi. Aga kes võiks olla see härrasmees? Siin on nagu näha, tegelikult ta ei ole just oma esimeses nooruses, või no just on oma esimeses nooruses, et tal on nagu kerge habetunud, et mingit tatika pilt see ei ole, nii et või vihjeks ette ära öelda seda, et tegemist on muusikuga. Ta ei ole ei näitleja, poliitikaga, ta on muusik ja minu teada ei ole ta kusagil näidel. Nagu ma nime vist ei tea, aga mulle tund nagu päris ma tean, et ta on nagu bändi, kus ta mängib või laulab. No. Kas see on 21 Pilotsi laulja? See ei ole 21 Pilotsi laulja. Kas sa tahad teada, kes on see härrasmees? Muidugi. See on härra Calvin Harris enne seda, kui ta kuulsusse rikas sai. Oot, panen näite tagasi. Jaa, kes ütleb, et kuulsus ja raha ei tee inimesi ilusaks? Ma tegelikult vaatasin särgi peal oli, vaata tal selline see... Ja see 21 Pilotsi mask. Just mõtlesin, et äkki kuidagi moodi sealt. Aga ei ole naisterahvast sulle vahelduseks. Kellega võiks olla tegemist? See on see. Ma ei tea ta nime, aga ma tean, kes ta on. No kirjelda mulle, kus ta mängib, millergi ma peaksin teda ära tundma, et sa tead. Oh my god. Ta mängib seda... Britt on ta, näitlejanna. Aga kas ta mängib ju Avengersis ka? Ei mängi. Või ma ei oota, ei ole.
või mulle midagi sassi ajanud. ei, oot. Nimeta mulle veel filme, kus ta võiks mängida. Millegipärast mulle tuleb ette see, vaata, et ta on see Black Widow. Ei ole, minu teada ei ole. Või ma ei anna oma pead, ma cast listi nii hästi Avengersil ei tea. Aga tal on... See on naisosatäitja, kes Hulgiga sebibina. Kurat, mul ei ole niimoodi meeles, sorry Martin, ma ei saa siinkohal, ma ei saa siin niimoodi kahjuks mul lihtsalt rohkem ei tule. Aga ta mängib ühes maailma tuntumas ja kallimas filmisarjas. Seal peaks olema juba mingi 6 osa kindlasti meeles. Game of Thrones'ist ta öeldes või? Ei ole, see on filmisari. Star Wars või? Ei ole. Marti. Harry Potter? Ei, ta on üks seksikamaid naisnäitlejad. Ja seda kindlasti, ta on täiega püss. Keira Knightley. Oi, ta on Star Warsis ka muideks näidanud. On jah. Minu meelest küll. Ja nagu ma ütlesin ka, minu jaoks on tema üks seksikamaid, kaunimaid ja ilusamaid naisnäitlejaid maailmas. Kes on see mahellakkidega see on mu sõber Tõnis. See on see sõber Tõnis või? Ma ei ole kursis sõber Tõnisega. Või nagu lapsepõlles nagu Tõnis nägi selline välja küll. Oli jah, aga see on üks teine maailmakuulus Tegelinski lapsepõlves nagu näha askeldamas ta siin väga rebel on, tal on fucki näpuga badge tagumiku peal, juhib mingisugust paati või mingit asja. Ta ei ole näitleja ju. Ta ei ole kindlasti näitleja, ta on ajakirjanik, saatejuht, pigem nagu sinna kanti. Saatejuht? Jaa, ütleme, ta on... USA saatejuht ei ole, tal on hambad või mulle pekkis. No, ta on britt, eks ole. Britt? Ja ta on britt ja maailma ühe tuntuma ja kuulsama telesaate juht, üks 3 juhist. Oi, kuule, ta on juba kinga saanud sealt, siis ta on ju see on see kõige nagu dušim vend sealt. Jeremy Clarkson. Just täpselt. Ja, tõepoolest tegemist on Jeremy Clarkson. Ütles see douchebag. Jaa, 3 tüübist kõige dušim vend Jeremy Clarkson. Ja, aga nagu sa vaatad tegelikult pildi peale, siis tegelikult meenutab ikka väga. On küll nüüd, jaa, nüüd enam pole küll mingit Tõnisuse märkusi. Teeme sulle boonusringi, teeme kiire siukse liks-laks, kes on pildil? Tippsport on jalgpallur, keda sa kindlasti tead. See on jalgpallur ja ta on see Spice Girlsiga on koos. David Beckham, jällegi suurepärane näide sellest, et rikkus ja kuulsus toovad sulle ilu. Kes on see naisterahvas pildil? Jah. Ei tea. Gwyneth Paltrow. Täpselt, ma ei tea, see on nii keerulise nimesid, eestlane ei tea peast öelda. Jaa, aga palju sina ära arvasid? Anname kommentaarides märku ja kindlasti, kui sulle meeldis see video, pane like. Kui sa juba subscribe'id pole, siis ma ei saa aru, mida sa teed siin, miks sa käid siin. Meil on 83% inimestest, kes käivad meie videoid vaatamas, pole subscribe'inud veel. Ma ei saa aru, miks sa pole veel subscribe'inud? Ega sa ei pea, kui sa ei taha, aga... No ikkagi sa tuled iga hommik see niikuinii tagasi. Jah. Aga aitäh teile. Me lähme vaatame nüüd, kuidas me saame muusi kuritegusid sooritada. Kuidas te ei tundnud ära Anthony Hopkinsit, ma ei saa sellest aru.